see on möödanik, see oli 4-5 aastat tagasi, kui kõigil oli oma special, ühel ajal oli Maire Aunaste, Andrus Vaari, siuksed nimed olid väljas, vaata. Et nüüd ongi, on ju Tõnis ja Lüüs proovis, aga selle tuuri nad pakkisid väga sõbralikult kokku tagasi, et väidetavalt viiruse põhjustel, aga mina olin samal ajal tuuril, see viirus ei keelanud mitte midagi, et jah. Okei, kui minna natukene selles teemas edasi ja nagu rääkida natukene rohkem sellest stand-up maastikust, siis küsin sult seda, et kuidas sina nagu loetled seda, et ma olen kas just kuulnud, aga ma olen tähele pannud, et on tihti nagu neid inimesi, kes võib-olla satuvad, ma ei tea, Tõnis Niinemetsa näiteks stand-upi vaatama või kuidas seda nimetada, grow up, mis iganes. Ja peale seda teater, monoteater. Ja peale seda võib-olla inimene lahkub sealt nii-öelda selle sita maitsega ja ei tulegi enam nagu Comedy Estonia näiteks neid etendusi vaatama, siis küsimus ongi selles, et kuidas sina nagu seda analüüsinud oled, et kas pigem on ühtepidi on jällegi, nagu ma mainisin, on nagu keeruline, et kui inimene läheb sinna, et siis ta ei tule nagu teie showdele, aga teistpidi, et kui satuvad kohe Comedy Estoniasse, siis on võib-olla okei. Siis mis sina nagu ütleksid, kas oled nagu nõus sellega või kuidas sinule nagu tundub? No see on nüüd kahe otsaga asi, sest Tõnis müüb nii palju rohkem kui mina, ehk siis ma ei taha olla nagu see, et kellelegi läheb paremini ja siis täielik pask on ju. Et ma arvan, et klientuur on hoopis nagu erinev, sihtgrupp on hoopis erinev, aga alguses see oli minu jaoks nagu suurem probleem sellepärast, et meil oligi see, et kui me hakkasime tegema, kohe hakati, aga see on igal pool, kus on uus stand-up skeene, kui paar aastat on kohe oma poisid teinud, siis kõik võimalikud komöödianäitlejad hakkavad ka järsku maagiliselt stand-upi tegema, sest tekib turu mingi osa, on ju. Et alguses oli küll, ma olen reaalselt nagu kellegile olen vestluses, et kuule, et jah, et olen stand-up, et tule showle. Ja siis oli see, et ma käisin nagu Peeter Oja vaatamas ja ülihalb oli, et ja kui Peeter Oja seda ei oska, mis me üldse sinust räägime? Mis, absoluutselt ma saan aru, kui inimene, kes on siin terve elu Eestis, võib-olla üks Eestiga naljakamaid inimesi, kui tema selles žanris on halb, siis on see, miks keegi tüüp tänavalt peaks selles parem olema. Aga jumal tänatud, Mihkel Raud oli lõpuks inimene, kes lasi meil need asjad natukene paika panna, sest ta oli esimene koht, kuhu kutsuti sinna 3 raudsesse kunagi nagu mõlemalt poolt ja me hävitasime nad seal nii haigelt ära nagu, et ükski nendest näitlejad, nad ei saanudki naerusid seal, see oli 6 minti taidlust ja siis ja mingi väike plaksutus, aga mina käisin siis keegi veel meie omadest ja vist Mattias käis ka ja kõigil läks nagu reaalselt hästi ja toimis, et selles mõttes jah, et aga alguses oli selle kindlasti raskem just see, et kui nüüd keegi, keda ma tunnen naljamehena, ei ole selles formaadis naljakas, siis seda mitte naljamehest ma ei lähegi kuulama, on ju. Aga nüüd on see juba pigem ma arvan, et asi on suhteliselt paralleelne ja mina vaatan seda selles mõttes positiivselt, et sellega viiakse sõna stand-up lähemale inimestele, kes võib-olla minu kaudu nad ei kuuleks seda sõna mitte kunagi, aga et jumala hea, et telekas on kogu aeg stand-upi reklaamid raadios, et see sõna käib nagu läbi, et sellest on saanud võrdlemisi nagu selline käibefraas. Kindlasti suur osa sellel on meil, aga kindlasti suur osa on ka ikkagi nendel nii-öelda siis nagu teatritegijatel. Et nüüdseks on küll, kuna nüüd me oleme ise juba, kuidas ma ütlen, nii-öelda kael kannab, siis nüüd ei sega enam üldse, sest me vaatamegi ennast nagu nii-öelda paralleelse asjana või teise asjana ja et kui nüüd keegi tõesti kuuleb ja käib ja näiteks naudib, kui ta nüüd kirjutab Google'isse sõna stand-up või Eesti stand-up, siis ta jõuab igal juhul meieni. Et kui alguses mul oli küll see,
te käite ainult nagu pommite ja te viite, noh, ongi see, et sellele sõnale tekkis siuke nagu negatiivne kuvand, siis nüüd ma arvan, et see on pigem nagu vastupidi, et mingis mõttes see toob kindlasti ka rahvast meie üritustele, sest noh, ongi see, et open mic sisuliselt mitte keegi teine Eestis ei tee, on ju. Et noh, ongi, et kui keegi käibki teatris mingit asja vaatamis, mis oli selle nimega ja kui talle meeldib, siis ta paratamatult otsib juurde ja kui ta otsib juurde, siis ta paratamatult jõuab meieni, sest me noh, natuke domineerime seda turgu nagu, kui nii tohib öelda. Et jaa, aga noh, see ongi jah, see alguses oli küll hästi selline perse vaata, aga ise ka kasvad ja arened, saad aru nagu, et noh, mida nüüd keegi mult saab ära võtta, see on loogiline asi, mida meelelahutustööstus teeb, noh, samamoodi, noh, räppmuusika, kui sai populaarsemaks, siis kohe järsku väga palju huvilisi ja proovijaid, iga asi on väike õntsa räppi sammuga, vaata, et see on üliloogiline, niimoodi peavoolukultuur töötabki, seal ei olegi mitte mingit suurt sisu, seal on need samad näod, kes lihtsalt üritavad puldis pusida ja mis on parasjagu teemas, sellest nagu räägitakse ja ma pigem võtan seda komplimendina, et te peate meid ikka päris tõsiselt võtma, kui teile tundub, et see turg on nagu nii suur. Ja suures osas me oleme selle ikkagi tegelikult juba üle elanud, see on möödanik, see oli 4-5 aastat tagasi, kui kõigil oli oma special, ühel ajal oli Maire Aunaste, Andrus Vaari, noh, siuksed nimed olid väljas, vaata. Et noh, nüüd ongi on ju Tõnis ja noh, Lüüs proovis, aga selle tuuri nad pakkisid väga sõbralikult kokku tagasi, et väidetavalt viiruse põhjustel, aga mina olin samal ajal tuuril, see viirus ei keelanud mitte midagi, et jah, aga see ongi jah, see on tulnud sellega, et meil on natukene tekkinud meil on täiesti reaalne skeene, meil on maikereid, tuleb uut verd peale ja on tekkinud selline enesekindlus ja tänu sellele häirib nagu vähem, et ma arvangi, et inimesed heidivad väga palju nagu ebakindlusest, et keegi teeb mingit sarnast asja ja sul on endale see, et kurat, ma ka ei tea, ja siis sa lähedki nii-öelda teisi inimesi veenma, et vaata, kui sitad nemad on, aga kui sa vaikselt teed oma asja ja veenad tasapisi inimesi, kui hea sina oled, siis absoluutselt ei ole oluline, kuidas kellelgi teisel läheb, et nüüdseks ma olen aru saanud, et stand-up on, noh, see on monosport, vaata, see on võitlus või võistlus iseenda eelmise soorituse vastu, see, kuidas keegi teine kõrval midagi teeb, ei puutu üldse asjasse, et noh, kui oligi alguses vaatad seal, et kuradi keegi mingi näitleja teeb mingit kuradi Nordeat, ma peaksin seal olema, siis läks mitu aastat aru, et jumal tänat, ma siis sinna Nordeasse ei roninud, sest ma oleks sitta söönud, vaata, et selles mõttes jah, ehk siis ma arvan kokkuvõtvalt see kunagi häiris mind nagu rohkem, aga nüüd ma vaatan seda võrdlemisi positiivselt, jumal lahe, tehke igast asju ja ega ma saan aru, noh, sa oled selle näitleja leiva valinud, ega ta ka kõige lihtsam Eestis ei ole, et ilmselgelt igalt poolt tuleb juurde haarata, on ju, ja proovida ja pluss teine pool ongi see, et noh, inimesi käib, inimestele meeldib, kes olen mina midagi ütlema, selge on see, et mina ei ole lihtsalt sihtgrupp ja ongi kogu lugu, aga ma mitte kuidagi ei esinda ju kogu Eestit või kõiki inimesi, mis tähendab, et te olete leidnud oma publiku ja te teete neile midagi ja andke minna. Et mind pigem häirib nagu see osa seal, et nad üritavad väita, et stand-up ongi tõlkimine. Et see osa mind natukene nagu häirib selle juures, aga noh, õnneks nüüd see asi ongi läinud mingiks power-upiks ja mis iganes fucked up comedyks nagu, et tegelikult see on võrdlemisi, noh, niivõrd kuivõrd on tegelikult sõna stand-up rahule jäetud, pluss noh, on ka see, et meie jäime stand-upi juurde, me ei kasuta kindlasti mitte kuskil seda püstijalu sõnavärdjat ja et selles mõttes ma arvan, et nüüdseks me oleme üsna nagu oma väike subkultuurikene ja väga ei lase ennast nagu selles mõttes sellest välisest segada, et teeme oma asja ja väikselt areneme ja väikselt harjutame ja aga see on üldine, jah, ma arvangi, et see on üldine see ebakindlus ja see, et kui endal väga ei tule, siis hakkad kohe ringi vaatama, et kuidas kellelgi sitasti saaks öelda, noh.
et noh, tead, vaata korvpallis ise, kui välja ei tule, kui ruttu hakkad kohtunikke tegelikult sõimama nagu, kurat, küll nuka sinu, no ei ole nuka pärast, mina ei jõua joosta, vaata, et nuka pole mitte milleski süüdi, on ju. Et see on hästi loogiline ja ma arvan, et kui sa oleks mu käest seda 5 aastat tagasi küsinud, siis ma oleksin, persse, need vennad nii ei tohi teha, on ju, mis mõttetu nagu tee oma asja ja igaüks teeb oma asja ja nii lihtne ta ju ongi selles mõttes.